sünni ja arengute juures ja mäletan hästi esimest kohtumist Ingritiga, mis ei leidnudki aset siin Saaremaal, vaid hoopiski Oleviste kirikus, kus Ingrid ka noores põlves väga sageli sattus ja käis. Ja kohtudes seal temaga, ega mina ei tundnud ega teadnud, ma olin äsja päästetud saanud, minu elu oli muutunud, aga üks Oleviste koguduse pastoritest teadis seda, et mina olen Saaremaal pärit ja ühel pühapäevasel päeval, kui Ingrid oli Tallinnas ja Oleviste kirikusse sattus ka, siis see pastor tutvustas mind Ingridiga ja ütles, et see noormees on ka Saaremaalt ja siis me mõne sõna vestlesime. Ja nii palju mäletan, et jäi selline kokkulepe, et ma olin tagasi tulemas Saaremaale, olin lõpetamas kooli Tallinnas, et ma siis kindlasti, kui Saaremaale tagasi jõuan, astuksin läbi ka tolleaegsest puukirikust, kus käisid koos 3 kogudust. Ja mina siis ka jõudes tagasi Saaremaale, astusin sealt läbi ja sai alguse üks eriline osalus ja kontakt Ingridiga. Ja nimelt tollel ajal ka oli ju väga aktiivselt laulukoor tegutsemas esmaspäeva õhtud, mis pastor Vello Usina abikaasa Ingriti muusikalise osaga oli tihedalt täis tikitud. Mäletan, kui koor tõusis sinna ülesse puukirikus olevale sinna tagumisele poodiumile, siis kogu see ala oli täis inimesi, kes kiitsid ja ülistasid Issandat ja Ingrid juhatas siis kogu seda koori ja ülistusgruppi. Algusest oligi laulukoori nime all ja mingi aja pärast juba, kui hakkasid tulema uued laulud, ülistuslaulud, sai see koor nimetatud ülistuskooriks. Ja algas üks väga aktiivne, intensiivne proovide aeg. Mitmed proovid toimusid seal puukirikus, aga ka Ingriti kodus. Ja mäletan, kuidas Ingrid õhtuti teinekord võttes oma väikesed lapsed kaasa, kes täna on juba suured inimesed istuvad meie keskel siin, võttis ta kaasa, tuli laulu harjutusele proovi. Ta ei saanud kordagi jätta seda vahele, vaid see pidi alati toimuma. Ja küll oli tore neil siis noortel olla seal laulukooris, tema juhtimise all õppisime uusi laule ja mul on eriti meeles üks õhtu, kui tulime hilja õhtul siis lauluproovist ära ja ma mäletan, et Evert oli seal ja Enel olid seal ja meie Marviga siis olime niimoodi teineteist leidma hakanud ja hakkasime kurameerima ja koos käima ja Evert ja Enel olid kokku aeg nii-öelda meiega koos ja siis kui tulime mööda Tallinna tänavatele õhtusel ajal, mäletan, kuidas Evert ja Enel olid meie kõrval ja mõlemad hoidsime teid kätest kinni ja küll oli tore ja pärast me mõtlesime, aata kunagi seda meil selline lapsed. Aga kõik need mälestused, mis Ingritiga on seotud, on tegelikult mälestused kogu tema pere. Sest kogu teie pere on ikkagi selles töös aktiivselt kaasas. Jumal on kiitinud ühe inimese, kes nii palju suutis ja jaksas anda Jumalariigi töösse. Ja täna on siin kogu Ingriti armas ja tore perekond, lapsed, lapselapsed, väimehed, minijad ja loomulikult Ingriti abikaasa Vello Usi, kes teenis pastorina mitmed head aastad koos Ingritiga, olles vastutusrikkalt võtnud selle töö enda õlule, kandes seda läbi aastate. See ei olnud kerge, aga see panus, mida koos panid, on täna siin. Issand on hea, Issand on helde. Alustaksin ka tänase teenistuse sissejuhatuse osas kasutades Pauluse kirja Thessaloniklastele, 1. Thessalonika kiri, 4. peatükk ja loen siit siis 13. ja 14. salmi. Meie ei taha aga, vennad, võiksime lisada siia ka õed ja kõik inimesed üldiselt, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Ja siin siis magama all mõeldakse, keda Issand on kutsunud igavikku. Et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud,
siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ei tasu olla kurvad nendel, kellel on lootus, ütleb Paulus. Ja lisades siin, et Jumal on, kes äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Seega pole elus, võiks öelda, ühti tungivamat ja kriitilisemat küsimust, kui seda on sinu isiklik suhe Jumalaga. Ja sinu igavene päästmine, sest siin samas salmis, kus Paulus ütleb, et need, kes on läinud magama Jeesuses, need äratatakse kord üles. Seega meie, kes usume Kristusesse, usume tema tagasi tulemisse, meil on lootus. Ja see ei tee mitte inimest kurvaks, vaid vastupidi. See toob inimesele rõõmu, sest tema ei lõpeta eksisteerimist, kui ta sureb selles maailmas, vaid temal on igavene elu, mille Jumala tõotus talle kingib läbi Jeesuse Kristuse. Ja seega Paulus ütleb, et kes on läinud magama Issandas või kes on surnud koos temaga, see äratatakse üles. Nii et ühel päeval meie kõik läheme siit, ei ole valikut, vaid meil tuleb minna. Muidugi, kui Jeesus tagasi tuleb ja me elame ja siis võetakse meid ihulikul kujul ka ülesse, kuid siis ütleb ta, et muudetud ihud saavad olema need, kes surevad Kristuses. Ingrid oli inimene, kes kirglikult armastas Jeesust, kes südames teenis Issandat nende andidega, mis Jumal temal oli kinginud. Tema lootus oli Issandal kõiges ja tema lahkus ka teades, et Issand on tema päästja ja lunastaja. Ja seega tänane tekst sellest Jumala sõnast kinnitab meid ja julgustab meid vaatama ka siit, kui me vaatame täna tagasi tulevikku, et neile, kes isiklikult on vastu võtnud Jeesuse Kristuse oma südamesse, ei ole see kaotus, vaid see on võit surma üle. Ja see on täna julgustus ja kinnitus meile kõigile ja samas paneb meid mõtlema, kuidas on minu suhe ja vahekord Issanda Jeesuse Kristusega. Kas ka mina ühel päeval siit lahkudes võin minna teadmisega, et kord ma elan igavesti koos temaga. Seega me vaatame täna läbi mitmete laulude ja tunnistuste, aga ka läbi Jumala sõna tagasi sellele, kui väärtuslik on inimese elu selles maailmas, aga ka üleüldse. Ja eriti tuletame ja mõtleme täna siis Ingridile, kes on olnud üks koguduse rajajatest ka siin Saaremaal.